Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja täna vaatame, kuidas Excel automaatselt oskab lahtreid täita. Lähen jälle luubi peale, hakkan kirjutama Excel, teen programmi lahti, nii võtan uue töövihiku, aken suuremaks ka. Ja Excelil on siis selline tore omadus, et tegelikult ta mõtleb kogu aeg minuga kaasa. Ja kui ma näiteks kirjutan siia nüüd ühe sõna, kirjutame näiteks siia kevad, siis kui ma nüüd selle sõna ära valin, siis siin all tekib selline väike ruudukene ja kui ma nüüd selle mööda seda lohistan, siis ta kordab seda, et näiteks nüüd kevad ja ta kordas nüüd mul igale poole selle sama sõna. Või kui ma näiteks nüüd kirjutaksin siia üles näiteks numbri 4, siis samamoodi, kui ma lähen nüüd siia alla selle väikse ruudukese peale, nii et mul tekib ristimärk ja lohistan, siis ta paneb mulle igale poole selle sama 4. Ja samamoodi ma saaks näiteks siis lohistada ka niimoodi, et ma saan lohistada teda hoopis niimoodi igale poole laiali. Ja sama asi toimib ka tegelikult näiteks värvideks. Nüüd värviksin selle lahtri pruuniks. Nii, ja selle lahtri näiteks värvime kollaseks. Siis kui ma nüüd neid lohistan, jälle lohistan neile kasti ümber ja lohistan nüüd alla, siis mul õnnestub lohistada täpselt selline muster siia. Või kui ma tahan veel paremale edasi minna, siis mul õnnestub ka sellisel viisil teha. Nii et Excel nagu kogu aeg mõtleb minu eest ja proovib teha. Nii ma võtan siit nüüd ühe lehe juurde ja tegelikult ta mõtleb isegi natukene kaugemale, et siin ma lihtsalt kopeerisin, lohistasin ja kopeerisin. Aga nüüd näiteks kujutame ette, et kui ma kirjutan 1, 2 ja ma tahaksin nüüd, et siin oleksid neid numbreid, siis tuleks järjest 1, 2, 3, 4, 5, siis ma kirjutasin ära nüüd 1 ja 2. Nüüd ma lohistan üle 1 ja 2, nii et mul on nüüd 2 lahtrit välja valitud, lähen jälle alla siia ja lohistades alla, mul nüüd tekivad arvud 1, 2, 3, 4, 5, 6, ükskõik kui palju ma siis tahan. Kui ma tahaksin näiteks panna erinevaid aastaarve 2018, 2019, siis ma rohkem jälle trükkima ei pea, ma panin 2 ära ja nüüd jälle lohistan ja ta tunneb selle ära. Nii, ja kogu aeg siis suurendas. Samamoodi ta tunneb ka ära näiteks nädalapäevad. Ma kirjutan esmaspäev. Nii. Ja nüüd lohistades alla, näete esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede, laupäev, pühapäev ja hakkab jälle kordama. Või siis näiteks jaanuar. Ja lohistan alla jaanuar, veebruar, märts. Nii, siit ma sain siis lahtreid suuremaks, laiemaks teha. Nii et ta tunneb ka ära siis selliseid asju või näiteks kui ma tahaksin panna mingisuguse kellaaja. Kellaajal ta tunneb seda rahvusvahelist formaati, näiteks 8:00 ja nüüd lohistan alla ja siis tuleb mul täpselt tundide kaupa see asi. Nii et Excel on üsna nutikas ja temaga annab siis teha päris palju. Ja mul on kohe teile nüüd prooviks üks selline ülesanne, et proovige, kas teil õnnestub teha ära selline tabel.